Ministrina loomulikult on inimese suur unistus avada objekte, panna neile nurgakivisid ja viia kalleid kingitusi kolleegidele. Viimasel aastal ei ole seda just väga sagedasti kahetsusväärselt ette tulnud. Seda rõõmsam on süda täna, kus me paneme siis nurgakivi minu arvates Eesti ühele kõige olulisemale rajatisele, mida Eesti riik on otsustanud ehitada, et võidelda sellise asjaga nagu kuritegevus. Mul on selline tunne, et tänu ühele kommertskanalile Eesti telemaastikul on üldsusele jõudnud päris hästi see kohale, miks on vaja kriminalistika laboratooriume ja miks on vaja kohtueksperte. Ei ole vaja enam hakata A-st ja B-st seda tõestama, mis on sümpaatne. Ja see, et Eesti ühiskonnas on aru saadud, et kuritegevusega ei võidelda kumminuiadega, on täna tõsiasi. Ja see, et ka rasketel aegadel Eesti riik on võimeline panustama kohtuekspertiisi asutusse, ka sellises vormis, et ehitab talle lausa oma uue maja, on samuti minu meelest väga positiivne. Kohtuekspertiise on Eestis tehtud tegelikult väga kaua. Ja 38. aastal asutati ka kohtuekspertiisi instituut, mille karjäär teadaolevatel põhjustel ei osutunud just väga pikaajaliseks. Peale sõda oli neid asutusi, kes tegelesid ekspertiisidega hästi palju. Kui Eesti riik taasiseseisvus, oli neid lausa 4. Siis sai neist 3, siis 2. Ja kui ma nüüd aastad lähevad nii kiiresti, aga minu meelest oli see 5 aastat tagasi, kui me siseministriga otsustasime, et mõistlik Eesti suurust arvestades on üks ja tugev ekspertiisiasutus ja ta võiks kanda ka lausa instituudi nime, et viidata, et siin tehakse ka teadust. Siin lähenetakse asjale teaduslikult. Ei läinud rohkem mööda kui 1 aasta ja Vabariigi Valitsus otsustas ka selle instituudi tugevdamiseks temale uue maja ehitamise. Siis toimus avalik konkurss direktori kohale, mille Üllar Lanno võitis ja Üllar oli muuseas mees, kes hakkas ise seda maja projekteerima. Ehkki ma ei tea, et tal vastav haridus olemas oleks. Aga vene keeles oli kunagi muide selline termin ispadručnõh materiaalov. Nii et enne oli tegelikult valmis eskiis ja kontseptsioon ja alles siis lisandusid sellesse protsessi arhitektid. 2 aastat tagasi viis minu tee mind Ameerika Ühendriikidesse FBI peakorterisse, kus me ettevaatlikult puudutasime seda teemat, et meil on kavatsus siis uuele kohtuekspertiisi instituudile, mis inglise keeles kõlab ju suurepäraselt Forensic Institute, ehitada ka uus hoone, kõik uued laborid, uue tehnoloogiaga. Ja siis meile näidati ka kogu seda tehnoloogiat, mis täna on FBI käsutuses. Aga oli üks majatiib, kuhu meid sisse ei lastud. Öeldi, et see on salajane, et seal töötavad meil kübereksperdid. Täpselt aasta hiljem, täpselt samas kabinetis FBI-s tõssin ma selle teema järgmine kord ka üles ja ütlesin, et meil ikkagi selle koostöö suhtes oleks selline mõte, et me võiksime sellest küberkoostööst ka rääkida, milleks Ameerika pool oli siis juba valmistunud ja andis meile üle ka kõik nende rahvuslike laboratooriumite standarditele vastavad joonised. Ja täna ma saan aru, need joonised on siis materialiseerunud ehitusprojektiks ja varsti, nagu me siit kõrvalasevalt pildilt näeme, saab see lausa valmis. Nii et kõige muu tehnoloogia kõrval tuleb siia ka minu andmetel küll Ida-Euroopa esimene FBI standarditele vastav küberekspertiisi labor. Ja ehk läheb ka see meil veel õnneks, mis on meie kaugem plaan, et me lisaks ISO sertifikaadile taotleme talle ka siis Ameerika Ühendriikide rahvusliku labori staatust. Ehk see tähendaks seda, et kõik tööprotsessid ja kõik
töövõtted oleksid meil täpselt samasugused nagu Ameerika Ühendriikides, mis loodetavasti tõstab selle labori, no ärme ütle toote, vaid ütleme siis ekspertiiside usaldusväärsust ka Eesti kohtusüsteemi silmis. Nii et vaatamata sellele, et ilm pisut nöögib, saab ikkagi öelda, et süda lausa soojeneb iga sekundiga sees. Et täna on kindlasti ekspertiisiasutusel pidupäev. Loodetavasti ka kõik need inimesed, kes Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis töötavad, jõuavad veel selle 1 aasta kannatada, et siia uude majja kolida. Täna teatavasti ei ole meie ekspertiisiasutuse töötingimused just kõige paremad. Seda just Tallinnas kahetsusväärselt. Pärnus, Tartus ei ole asi nii hull, aga Tallinnas elame me ikkagi isegi mitte 19. sajandis või 20. sajandis, vaid elame pigem 19. sajandis veel. Nii et seda rõõmustavam on täna seda protseduuri läbi viia. Ehitajale sooviks hästi kiiret segumasinat. Me ootame seda, et LCC selle valmis teeks kiiremini, kui nad on lubanud. Sest meil on omakorda kiire neil juba osa tehnoloogiat valmis ostetud. Ja osa ootab ostmist. Aga kõik need rahvusvahelised fondid on nagu nad on, et need tuleb ka õigel ajal ära kasutada, muidu pärast võtab keegi need ära. Nii et kiired segumasinad ehitajale. Tahaks siin osas veel ükskord teha sügava kummarduse Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ees, kes on Justiitsministeeriumile olnud suurepärane partner kõikides asjaajamistes. Loodetavasti see kõik niimoodi ka jätkub ja eriliselt tahaks edu soovida Kohtuekspertiisi Instituudi nõukogule. Seda ei valitseta seda asutust kui tavalist riigiasutust, vaid seda valitsetakse lausa nõukoguga, kus on esindatud nii Justiits- kui ka Siseministeeriumi inimesed. Et kellelgi kunagi ei saaks tekkida mõtetki, et mingi ametkond teise arvel midagi toimetab. Aga aitäh ja jõudu ja Üllar, ole hea, toimeta edasi!